Kõige peenem toit maailmas. Kartul, hakkliha-kaste. Kuidas me suurt õõtusööki teeme niimoodi, et meil on hakkliha-kaste? Ma ei tea, söövad nagu talupojad muisse. Pearoog on niivõrd lihtne, kuna ma ei ole kindel, kas mul piisavalt teadmisi on midagi peenemat teha, nii et alustame kõigepealt nagu algusest. Vot see on kinda viskamine kokale. Tee hakkliha-kastmest restorani vääriline toit. Aja nuga kuumaks. Jah, paneme paprikad, küüslauku ja natuke jalapeniot. See on minu lemmiktoit. See teeb meid selle, kes me oleme. Absoluutselt. Eestlased. On ju? Pearoog vist on lihtne roog, jah, aga samas ma olen ise ka hästi lihtne inimene. Kogu krempel panni peale. Nüüd ta võib siin paar minutit küpsida. Lisame liha. Ei tea, kui suuri isuga Joel teda on. Väga palju ei hakka tegema. Hakkliha-kastet sai viimati kodus. Temps tegi. Vot hakkliha-kastet ei ole söönud ikka päris ammu. Ja loomulikult vist elus esimest korda ma söön seda paprikaga. Minu arust tegi selle lihtsa roe ka natukene põnevamaks. Paprika. Hakkliha-kastmesse, come on! Erilised külalised tood erilisi retsepte. Sind küllatada aeg-ajalt. Tundub, et on valmis. Ma ütlen ausalt, ma arvasin, et sa oled lihtsalt laulja ja räppar, aga nüüd tuleb välja. Sa oskad süüa ka teha. Mina olen valmis, pane toit välja. Toit. Ühesõnaga, sa ei viitsinud kartulit koorida siis seekord, jah? Kuidagi libedamalt läheb alla mõõrust. Ma olen seda söönud vähemalt 100 korda elus. Ma olen seda ise valmistanud enamus ajast. Ja kui ma tulen Eestisse näiteks reisilt, ma söön alati seda. Paprika, mis toimub? Sul on maitsed paigas. Esimeses käigus oli meil natukene vähe soola. Siin on sool paigas, pipart tunnen. Kaste on mõnus siuke külluslik. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole suurem asi paprikasõber, aga sellesse kastmesse tegelikult ka sobib. Täitsa uskumatu. Proovige. Urraa, aitäh sulle, Joel. Eks see oligi vist väike nipp, see paprikas natuke ära praadida ja siis sinna juurde panna ja siis sööb isegi Joel